Tšau, mis sa arvad, kas elu on võimalik ilma maasikateta? Mina arvan, et on küll, kui sa saad maasikad asendada vaarikatega. Aga vaarikaid mul hetkel ei ole ja maasikate hooaega ma ka ei tahaks niimoodi mööda saata, et ma mitte midagi teile siin maasikatest ei valmista. Aga ma ostsin üks päev tiramisu küpsiseid. Ma ei ole neid kaua aega ostnud ja miks? Sellepärast, et kunagi ma sain Prantsusmaalt selliseid hõrkusid, pehmeid tiramisu küpsiseid, millel oli hõrk sidruni maitse ja nad olid väga head. Ja kui ma proovin neid Eestis müüdavaid tiramisu küpsiseid, siis mulle tundub, et need on kas aegunud, kuskilt järgi jäänud või täiesti valesti valmistatud, sest ei ole seda miskit, ei ole seda head õrku ja väga-väga head maitset, mis oli nendel Prantsusmaa tiramisu küpsistel. Ja ma olen üritanud leiutada ise tiramisu küpsiste retsepti. Kui väga-väga allapoole kerid, siis sa leiad, kus ma valmistan sidrunipulkasid. No, need sidrunipulgad on ligilähedased sellele Prantsusmaa tiramisu küpsistele, aga sealt jääb ka midagigi puudu. Aga ma jätkan leiutamist ja küllap ma selle korraliku ja hea ja õige tiramisu retsepti kunagi välja leiutan. Aga praegu me valmistame kaupluste küpsistest maasikatiramisut. Mul on siin mõned maasikad, mis vahepeal olid sügavkülmas, sest mul ei olnud aega teha. Ma teadsin, et ma tahan maasikatest midagi teha, aga sellegipoolest me valmistame nüüd maasikatiramisut. Eks neid tiramisu retsepte ole igasuguseid ja kas ongi ühte õiget kindlat retsepti, kus peab olema kindlalt vot selliste komponentidega kreem. Ma teen selle vahetäidise maasikatest just nii, nagu Jumal juhatab ja milliseid võimalusi mul hetkel on, sest mitte midagi ei ole mitte kuhugi kindlalt sisse kirjutatud, et sa mitte midagi muuta ei või. Aga täna me valmistame tiramisu küpsiseid nii. On kuidas on, aga kõigepealt me teeme maasikatest kreemi, mida nendele tiramisu küpsiste vahele panna. Kasutasin siis Philadelphia toorjuustu ja teen algust mikserdamisega. Maasikad Philadelphia toorjuustuga on mikserdatud ja ma lisan neile ka martsapoone juustu. Ja mikserdan ka selle martsapoone juustu siia sisse. Ja nüüd oleks maasikakreemi vaja magustada. Ma kasutan sellest kondentspiima. Kõigepealt kasutan selle pooliku kondentspiima ära ja siis, kui vaja, panen siit juurde. Aga kuigi palju kondentspiima alles ka ja nüüd hakkame tegema tiramisu maasikatorti. Mul on siin ananassid siirupis ja kuna tiramisu küpsiseid on vaja ka immutada, siis ma immutan just nimelt selle ananassi siirupiga neid täna. Selleks ma kallan siia natukene seda siirupit, millega neid immutada. Laome nüüd esimese kihi neid tiramisu küpsiseid siia karpi. Ja immutame neid hästi kergelt ananassi siirupiga, nii et nad kergelt märjad oleksid. Ja nüüd paneme kreemi peale, nii palju kui paneme. Tänu toorjuustule ja martsapoonele on see kreemikene selline üsna paksemapoolne. Ja nüüd laome teise kihi neid tiramisu küpsiseid. Ja paneme uue kihi kreemi. Ja paneme uue kihi küpsist ka. Ja paneme jälle kreemi. Ja nüüd panen neljanda kihi küpsist. Selline on minu 4-kihiline tiramisu kook. Ma panen siia peale ka veel seda kreemi. Teate mis? Ma unustasin need pealmised tiramisu küpsised siirupiga immutada, aga loodetavasti ei ole sellest mitte midagi.
lihtsalt. Siirup on siin, aga ununes, ainult esimene kiht sai siirupiga imutatud. Anyway, mul on siin karbis ka veidi mustikaid ja ma kaunistan selle tiramisu poogikese või tordikese nüüd mustikatega. On nagu on, läheb nagu läheb. Täiesti vabas vormis, vaba randmega. On hiline õhtu, ma ei hakka teile kellaaega ütlema, aga selline sai minu maasika tiramisu koogikene või tordikene ja see läheb nüüd külmkappi nii kauaks, kuni ma mõned tunnid ära magan. On hommik ja serveerin enesele tükikese ja annan teile teada, kuidas see maitseb. Ja kuigi ma veel ei ole seda pooki proovinud, olen ma täiesti kindel, et see maitseb väga hästi, vaatamata sellele, et ma unustasin mõned küpsised immutada, aga nüüd proovime. See on tõesti väga hea, aga ta tahaks olla natukene kauem külmikus. Nad tahaksid natuke rohkem imbuda. Kui mul oleks olnud meeles need teised küpsised ka immutada, siis oleks ta juba praegu väga hea. Aga ta on ka praegu hea. Head isu minule ja kaunist päeva algust sinule. Tšau!